kindlasti on see õige ühtepidi. Teistpidi tuleb nagu tõele otsa vaadata, et kui suur osa meie juristkonnast on võimelised tegelikult orienteeruma siis sellises nii-öelda abstraktses õiguses ja kahjuks ma arvan, et tulemused on halvemad, kui me arvame. Et ma julgen arvata, et võib-olla 10% suudaks ujuda sellises vees. Ülejäänud 90%, kui tahavad valemeid, tahavad täpselt ette kirjutatud ridasid, et see nagu ütleme, ma ütlen, see on inimesed, kelle puhul on kõige suurem stressiallikas see, kui homne erineb eilsest mingiski osas, eks ole. Kõige parem, kui kõik oleks täpselt kirjas ja ta ei peaks mitte midagi muud teadma. Tervikuna meil inimesi, kes nagu valdavad mingit süstemaatiliselt mingit valdkonda, valdkonna üleselt, neid jääb üha vähemaks tegelikult. See pilt läheb üha kitsamaks inimesel. Ja me jõuamegi sinna, nagu ma ütlesin, see on see spetsialist, eks ole, kes teab üha vähemast, üha rohkem ja teab, nagu öeldi, eks ole, definitsioon teab lõpuks kõike mitte millestki. Et see ongi see spetsialist, mis tegelikult on nagu muret tekitav, et kui see asi sinna liigub. Aga ta liigub sinna ja ütleme, puutume igapäevaelus ju kokku, inimene tegeleb siin ainult pangalepingutega mingis kitsas valdkonnas, tegeleb lihtsalt mingi ehituslepingutega ainult väga kitsas valdkonnas või tegeleb kohalikus omavalitsuses mingisuguse reaga seal, et siis ta ei vaata kõrvale tõesti ja siis tulevad väga rumalad väljapoole, lõpuks need eluvõõrad lahendused tulevad, kui see elule ei mõtle. Ja kuna see spetsialiseerumine on nagu üha suurem ja ühtepidi on see nagu hea ja vajalik, et mis valdkonnas teistpidi sa kaotad nagu see sideme kõige muuga, ei taju enam, et minu meelest peaks mõlemad pidi olema need arengud. Meil on vaja nagu spetsialiste, aga meil on vaja ka neid valdkonna ülesid inimesi, kes suudavad mõista nagu midagi. Ma ei tea, ma tooksin siin ühe näite siin meie kohtuasjast aastaid tagasi siin oli meil üks huvitav Riigikohtu kaasus oli, kus arutati selle üle, et kas ostetud korter on väiksem kui lepinguga lubatud. Ja vaidlus viis sinna välja, et kuidas seda korterit üldse mõõta. Ja kuidas, mida seal arvesse kõike võtta. Ja siis, kui jõudsite mingite määrusteni välja, siis ma hakkasin uurima Majanduskomisjoni ministeeriumist ka, et kes siis need teinud on ja mis seal mõeldud on nendes ja siis lõpuks inimesed kõik viisid tagasi, et üks TTÜ professor on Eestis ainult üks inimene, kes teab, kuidas korterit mõõta. Et ülejäänud kõik nagu tegelikult need on tema mõtteid seal kas plagieerinud või kuskilt loengust üles kirjutanud, et tema teab tegelikult. Nii see info mulle tuligi siin enam-vähem nagu kätte lõpuks. Ja nii on meie riigis üldse, et tegelikult see, kuidas mingi asi käib, teevad on paar inimest. Ülejäänud kõik vuhvivad niisama siin ringi. Et see ongi niimoodi, see ongi reaalsus väikses riigis.